Nii, aga millest ma tahan veel rääkida? Tahan rääkida teile sellest, et nüüd pannakse väga paljudele asjadele kirjutatakse peale Dolby Atmos. Kirjutatakse peale põhimõtteliselt sülearvutile, et on Dolby Atmos heli. Siis igasugused soundbarid on Dolby Atmos heliga. Ma ei tea veel, mis X asju võib Dolby Atmos heliga olla. No võtame soundbarid. Soundbarides on seda, ütleme, on see isegi reaalne, et seal on tõesti see, et see heli nii-öelda soundbar põrgatabki heli laest teile. Et seal seda reaalsust on isegi sees. Aga kui on laptopile kirjutatud peale, et sellel on Dolby Atmos heli, siis see on puhas nonsense. See on täiesti jama. Sest selleks, et seda Dolby Atmos heli tekitada, on teil vaja ju laest põrgatada heli. Aga mingisuguse laptopiga, mis võib olla ükskõik kus kuradi kohas, see ei ole reaalne, et ta suudaks seda tekitada. Esiteks laptop on teil nii-öelda ütleme süles või laua peal, töötate sisuliselt selle kohal. Heli tulebki sealt teile otse näkku. See, et heli osa heli läheks kuidagi teist mööda ja põrkaks tagasi, selle tõenäosus on sisuliselt 0. Et unustage ära, kui ostate nüüd, et ma ostan nüüd Dolby Atmose laptopi, et siis on nagu saan mingi ägeda heli, ei saa, see laptopi kõlarid on nagu on. Et kui te tahate saada päris Dolby Atmos, siis sisuliselt võite ära unustada igasugused pisikesed asjad, kus on see Atmos peale kirjutatud, see on lihtsalt marketing. Et reaalset väärtust selles ei ole. Et ostate mingid stereokõlarid, mis on nii-öelda, ma ei kujuta ette, Dolby Atmos supportid, et siis ongi nagu Dolby Atmos ei ole olemas sellist asja, et see on nagu jama, puhas jama. Et reaalselt Atmoseks on teil vaja ikkagi kõlarid, nii nagu ma kirjeldasin teile, selle süsteemi ülespaigaldamist, konkreetsesse kohta, konkreetselt nende kõlarite reguleerimist, õigesse kohta, õigete menüüde valimist, et siis see receiver saaks aru, kus kohas see kõlar asub nii-öelda, ja alles siis läheb see heli õigeks või enam-vähem õigeks. Et lihtsalt mingi suvalisel asjal on see asi peale kirjutatud nimetus Dolby Atmos, siis see tegelikult on nali. See on suur nali ja puhtalt inimeste õnge võtmiseks tehtud. Et ma tean, see on mingi äge uus heli, ma seda tahan. Siis mõni võib-olla tõesti ostab selle lootusega. Nii et unustage see nali ära. Dolby Atmos on ikkagi midagi muud.